Minu nimi on Riko Veskiväli ja tänases videos räägime kuust, mida näitab kuu astroloogias, sinu sünnikaardis, millist tähendust on kuule omistanud iidsed kultuurid, astroloogid siin viimase 2000 aasta jooksul. Lisaks sellele on siis kuu viimastel päevadel päris palju uudistes olnud. 4 NASA astronauti on kuu poole liikumas või sealt juba tiiru ümber kuu ära teinud. Ehk siis meil on hetkel kuu ka sellise suurema fookuse all globaalselt, aga hakkame pihta. Siin me näeme kuu astroloogilist glüüfi, selline pool kuu, ja selliseks juhtmõtteks ma olen siis kuu puhul valinud sõna suhe. Ja oma siis sellisel kõige baastasandil kuu sümboliseeribki siis sellist suhet, kõikide asjade, inimeste vahelisi suhteid. Nii, aga lähme siis siia kuule lähemale. Arhetüüp, kes on kuu? Mina siin tegelen siis arhetüüpse astroloogiaga. Arhetüüpne astroloogia siis vaatabki 10 planetaarset arhetüüpi. Siin astrotark.ee lehel on võimalik eesti keeles vaadata planeete, nende asetusi enda sünnikaardis, hetkel taevas ja ka transiitides. Siin on siis 10 planeeti ja täna siis keskendume just kuule. Et siin on see kuu glüüf ilusti näha, hetkel taevas siis kuu on ka kvadraati moodustamas siin selle Saturn, Neptuuni, Marsi teemadele, millest siin eelmises Astrotark kanali videos rääkisime rohkem. Ja kes siis see kuu on arhetüübina, et siin ongi need 10 planetaarset arhetüübi, iga üks neist siin, iga planeet siis kannab endast sellist põhimustrit, põhiolemust. Siin eelnevates videotes keskendusime ka Marsile ja Veenusele niiviisi sügavamalt ja täna siis keskendume kuule. Kes on kuu? Ladina keeles kuu on Luna, kreeka keeles Selene, tõlkes siis hele ja särav, Veda astroloogias siis Chandra või Soma, hele ja särav, püha jook, arhetüüp on siis suhe või see relationship. Siin me siis näeme kuu pilti, kuu on tõesti siis päikese kõrval kõige eredam teine taevakeha. Kõikides mütoloogiates ja kultuurides ka üks kõige olulisemaid, isegi loodusrahvaste, eestlaste ja kultuuride juures kuud peetakse tihti ka siis olulisemaks isegi kui päikest, jumalannana oma lugudega. Siin ka siis paar sellist värsket pilti NASA astronautide sulest või fotokast, verivärsked siin vähem kui päev vana fotod, et siin kuu koos maaga, siin on need 2 kõige planeet maale siis kõige lähim selline suur taevakeha, ilus kuu, et kui need NASA Artemise Orioni laevaga siis astroloogid või siis mitte astroloogid, vaid kosmonaudid või astronaudid siin üles saati, siis ma pikki silmi ootasingi neid värskeid fotosid planeet maast ja kuust endast ja siin me siis näemegi selliseid viimase 70 või 50 aasta varimaid fotosi siis meie kodust ja kuust. Ehk siis kuu sümboliseerib seda suhet, ta on siis meile selline kõige lähemal asuv taevakeha, kõige lähim teine ümmargune keha siis, mida me saame siit maa pealt külastada. Teine nii-öelda selline potentsiaalne külastuspaik on Marss ja Marsist oli siis siin üle-eelmistes videotes juttu. Et siin siis kuu nimetused Luna, Selene, Chandra, Soma ja siis see arhetüüp kui suhe, et siis kuu sellised üldnimetused. Aga siit siis liigume edasi, siis lihtsalt lühidalt, et kõigile teada-tuttavad 27 päevane orbiit, 12 täiskuud aastas, kuigi nüüd see aasta on 13 täiskuud, et ta on seal 12, ta nihkub seal ja see aasta ta jääb täpselt 13 täiskuud see aasta. Meile lähim taevakeha läbimõõt siis 3700 kilomeetrit, pinnatemperatuur -133 kuni 121 kraadi. Kuu siis astroloogias, niiviisi sissejuhatavalt, ehk siis kõik füüsilise elu aspektid on kuu, meie igapäeva elu, meie elustiil, mida me sööme, kuidas me omandame vara ja raha,
see on meie kehastus kõige füüsilisemal tasandil, seda kuu esindabki. Ehk siis kuu on palju seotud siis just selle füüsilise aspektiga, et ta on seal taevas väga selline kõige lähim asuv selline füüsiline keha ja siis ta on ka väga palju seotud inimese kehaga. Teisalt siis päike kiirgab valgust, kuu võtab vastu valgust ja peegeldab seda, ehk siis ta on ka selline pehme valgus. Mitte selline kuum valgus, vaid just selline pehme valgus või särav valgus. Kuna kuu on meile kõige lähemal asuv taevakeha, on üks tema esimesi tähendusi füüsiline elu kehas ja füüsiline kehastus. Ehk siis kuu on väga palju siis sellise meie kehaga seotud, et kuidas me vastu võtame asju, toidu, meie elu näol, meie selliste tegevuste näol, meie harjumuste näol. Ta on siis sellise andmise ja võtmisega väga-väga palju seotud. Sellest ma räägin kohe juurde ka. Aga enne kui lähme siis nende kuulsate astroloogide juurde siin viimasel 2000 aastal ja vaatame, kuidas siis sellised kuulsamaid säravamad astroloogid on enda teostes kuud kirjeldanud, siis enne kui me seda teeme, siis me vaatame kuud ka sellises antiikmütoloogias, ehk siis läbi sellise müüdi ja kultuuri on ka võimalik siis nendele arhetüüpidele lähedale saada või neid niiviisi mõista, eks. Ja nagu seal alguses rääkisime, Kreekas ja Roomas, Selene, kuu jumalanna, no siin siis ka selline maal, kuu siin taevas, väga kaunilt. Ja siis natuke loen teile ette Kreeka-Rooma sellisest kuu jumalannast. Selene kujutati kauni naisena pikkade tiibade ja kuldse krooniga, mille sära kasvas ja kahanes koos kuufaasidega. Selene kuuvankrit vedasid paar valget hõbedast hobust. Kuufaasid määrasid iidsete kreeklaste religioossete pidustuste ajakava ning sümboliseerisid sünni- ja surmatsükleid. Iidsed kreeklased mõõtsid aega kuu järgi. Ehk siis vanasti loodusrahvad, iidsed kreeklased, iidsed kultuurid, aja mõõtmine, aja arvamine käis kuu järgi. Iidses Kreekas oli naistel kuuga eriline side. See oli seotud menstruaaltsükliga ja täiskuu kuju meenutas rasedate naiste kuju. Kuud kummardati uuel ja täiskuul, või siis noorkuul või täiskuul. Ehk siis siin on siis maal Selene ja Endymion Ubaldo Gandolfi 1770. aastal maalitud. Ehk siis kuu oma sellises ümmarguses tihti siis seostati rasedate naistega ja kuu on väga palju siis seotud just emadega ja naistega. Ja kuud kummardati siis täiskuul ja noorkuul või sellel uuel kuul. Ka siis vanade eestlaste kõige olulisemad sellised toimingud, tseremooniad. Tihti tehti siis selle noorkuu ajal või uue kuu ajal või selle kuu loomise ajal. Ja muidugi siis täiskuu ajal. Ehk siis sellist iidsetes kultuurides see täiskuu väga täpselt siis kogu aeg teati ja jälgiti, et millistel aegadel, siis millistel päevadel need uus ja täiskuu on. Ja võin siin niiviisi ette ruttavalt ka mainida, et siis siia astutark.ee-le on hetkel arenduses ka siis selline kuu alamleht, kus me saame siis jälgida täpselt kuu faase aasta jooksul ja siis sinna tulevad juurde ka siis selliste loodusrahvaste, eestlaste kuuga seotud tarkused teiste loodusrahvastega. Ehk siis see on niiviisi hetkel siis siia astutark.ee-le juurde tulemas. Nii, aga siis lähme veel kaugemasse aega, lähme Mesopotaamiasse. Mesopotaamias siis siin me näeme selline jumal nagu Sin. Siin on need kuu sellised poolkaarjad kuud ja siis tema pea küljes siin kuu, sellised vanad kivitahvlid. Sin oli Mesopotaamia religioonis kuu jumal, päikese jumala Shamashi isa ja mõnes müüdis ka Veenuse jumalanna Ishtari isa. No siin me näeme, et huvitaval kombel siis seal oli see teine sugu ka kuul, et siin on see kuu selline habemega mees. Sumeri kiilkirja tahvlite põhjal saame aru, et see jumal on hermafrodiit, ehk siis selline kahesooline. Ta sümboliseerib üldiselt viljakust ja küllust ning kohtame kuu sümbolit naiseliku energiaga. Ehk siis temas on seal Mesopotaamias on ta siin hermafrodiit või kahesooline, et seal on need mõlemad aspektid, mida siis ka võib-olla kaasaegses või arhetüüpse astroloogias ka oldakse rohkem teadlikud sellest, et kõikidel nendel planeetidel, kuu või päike või Marss või Veenus, et neil on tegelikult need mõlemad aspektid, nii see mehelik, nii see naiselik või see maskuliinne või feminiinne pool.
Tänu Sumer kiilkirja tahvlitele, mis on esimesed säilinud kirjalikud allikad, näeme, et kuu ei olnud ainult naissust jumalus, see on mõlema sooenergia. Nii, siis vaatame Veda astroloogiat, et Chandra, siis siin on üks Chandra see mandala, Indiast räägime siis kuu jumal, Veda astroloogias või siis vedalikus astroloogias nimetatakse kuud Chandraks. Sanskriti keeles tähendab Chandra heledat ja säravat. Kuud nimetatakse ka soomaks, mis on saanud nime vedalikul ohverdamisel kasutatava joovastava püha joogi järgi. Ehk see joovastav aspekt. Kui kõik lääne inimesed teavad oma päikesemärki, siis kõik hindud teavad oma kuumärki. Ehk siis see on selline suur asi, et näiteks kui lähed Indias astroloogi juurde, siis ta küsib su käest sinu kuumärki kõige esimesena, siis ta küsib sinu tõusumärki. Et need on sellised kõige individuaalsemad asjad meie sünnikaardis. Ehk siin astrotark lehel saab näiteks ka vaata enda sünnikaarti ja siis enda sünnikaartide kirjeldusi. Kuu kirjeldused on ka siis tegelikult sellised, mis inimestele kõige rohkem niiviisi läbi paistavad, sest see päike ja kuu, kuna nad on need kaks kõige eredamat taevakeha taevas meie sünnikaardis ja siis need planeedid, mis ka päikese ja kuuga aspektis on või sellises tugevas suhtes on, et siis neid me ka rohkem niiviisi selgemini, neid me tunneme ise ka selgemini ära. Ja kuu puhul siis, miks on kuu siis individuaalne, et Indias küsitakse siis kuumärki esimesena, siis alati ma klientidele ütlen ka, et kui ma sünnikaarte loen, et kuu liigub kaardis kõige kiiremini, siin 13 kraadi vahetab siin terve päevaga, et kui sündisid päev varem oli kuu siin, kui sünnid päev varem on juba kuu siin, et ta on selline kiiresti muutuv muutuja siin sünnikaardis. Ja teine veel kiiremini muutuja on siis muidugi teie see tõusumärk siin, ehk siis see muutub iga tund ja siis nii-öelda see tõusumärk, kuna ta iga tund muutub ja kuu muutub ka siin iga päev, ehk siis need on ka, mis siis on nii-öelda need kõige individuaalsemad asjad inimese sünnikaardis. Ehk et päike ei liigu nii kiiresti, teised planeedid ei liigu ka nii kiiresti, et need on siis, võib öelda siis sellise nagu väiksema muutlikkusega planeedid. Nii, ja kuu on paljude asjade karaka siis Indias on siis selline significator või ta näitab midagi või ta on siis selline esiletõstja või selline märgistaja. Kuu on siis paljude asjade selline karaka, ta on ema ja naiste üldine näitaja. Avalikkuse, üldise heaolu ja õnne, naiselikkuse ja ilu, nägemise, mälu ja meele näitaja. Siis sellised mõned asjad, mis on siis sellise India Chandra kuu jumalannaga seotud. Ja siis mandala of Chandra, God of the Moon, Nepaalist, Malla perioodist. See on siis seal New Yorgi Met Museumis näha. Nii, aga siis lähme natuke meile siia lähemasse kultuuriruumi ehk siis Soome mütoloogiasse või Kalevalasse. Kuu oli siis sellise nimega Kuutar. Teine siis oli päike, oli seal päivetar. Huvitaval kombel ka siis sellises Läänemere Soome mütoloogias siis nii päike kui kuu võtsid tihti või päike võttis tihti ka siis sellise naiseliku aspekti endale juurde. Aga natukene teile siis sellisest Kalevala kuu jumalannast. Kuutar, kuu neiu või lihtsalt kuu on Soome mütoloogias kuu jumalanna. Ta omab kuu kulda, ketrab kuldset lõnga ja kudub sellest riideid. Kalevale järgi paluvad noored neitsid kuutarilt, et ta annaks neile osa oma kuldsetest ehetest riietest. Teda kirjeldatakse kui suurt iludust. Kalevalas lubas õhutütar Ilmatar sinikaelal oma põlvel muneda, kui ta hõljus sügavuses. Muna kukkus maha ja selle osadest moodustus universum. Muna valge sai kuuks ja muna kollane päikeseks. Ehk siis see muna valge sai kuuks ja muna kollane päikeseks, et see on siis, võib öelda siin meie rahvaste sellised vanimaid loomislugusid, et lendas üks lind, munes need munad siis kukkusid sealt pesast maha, läks see muna katki, siis muna sellest kollasest sai päike, valgest sai kuu, nendest koortest said tähed, sealt sai see maa ja taevas, ehk siis selline munast tekib maailm ja tekib kuu ja päike, et see on siis nende meie
alade sellised vanemaid loomislugusid. Ja kuutar siis sellise jumalannana siin meil ka olemas siis sellisest rahvapärimuses. Nii, see on siis selline väikene ülevaade siin Kreeka, Rooma, India ja meie kohalikest või siis kohalikudest või kus see õige sõna on, kohalikud sellised kuutarid või kuutar, et natukene siis teile on siin maitseks selliseid mütoloogilisi kuu aspekte ja mis me siis nüüd teeme, nüüd me liigume ajalooliste allikate juurde antiigist renessanssini, vaatame siis selliste vanimate, kuulsamate astroloogide kirjeldusi kuust siin viimase 2000 aasta jooksul. Ja esimene kirjeldus või mees, kelle juurde me läheme, on Vettius Valens, kuulus siis filosoof 2. sajandist Aleksandria linnast, sellisest hellenistlikust perioodist või Vana-Kreeka siis sellisest teaduse või sellisest kuldajast. Tema siis kirjeldab sellises raamatus nagu antoloogia planeete, see on siis vanim meile säilinud selline kirjalik paberil teos ja see on siis tõlgitud inglise keelde ja ma olen siis tõlkinud need eesti keelde ja siis siia loen teile siis umbes 2000 aastat vana kirjeldust kuust. Kuu on sündinud päikesevalguse peegeldusest ja omab võõrvalgust, mis tähistab inimese füüsilist elu, keha, ema, viljastumist, vormi, välimust, jumalannat, kooselu või seaduslikku abielu, lapsehoidjat, vanemat õde-venda, majapidamist, kuningannat, perenaist, omandit, õnne, linna, rahva hulga kogunemist, tulu, kulutusi, kodu, paate, reisi, rändamist. Ehk siis sellised kuu omadused siin, siin me juba näeme siis meile see füüsiline keha, millest me rääkisime, väga palju siis seotud keha, seotud emadusega, emadega, ta on seotud perega, sünnikaardis siis ka, kui sa oma sünnikaardis vaatad, et mis aspektis sul kuu on mingite planeetidega, siis see tihti võib sul näidata, et milline oli sinu siis selline kodune elu varases lapsepõlves, milline oli sinu suhe emaga, milline on sinu suhe sinu enda koduga, kus sa praegult elad. Ehk siis kuu ja siis kuu aspektid siin sünnikaardis näitavad siis tihti, millised meil siis need teemad siin elus on. Siin loeme siit edasi, et keha osadest valitseb ta vasakut silma, kõhtu, rindu, hingamist, põrna, membraane ja luudi. Ainetest valitseb ta hõbedat ja klaasi. Ta kuulub öisesse sekti, on helerohelist värvi ja soolase maitsega. Sellised huvitavad kirjeldused siis Vettius Valensilt, mida siis seostati 2000 aastat tagasi kuuga. Füüsiline elu ja keha. Nii et siis kogu meie elu on tegelikult hõlmatud nendes märksõnades, mida me siit lugesime. Et see on siis selline väike kommentaar siis sellele Vettius Valensile. Nii, see on seotud kõigi elu aspektidega. Kõik füüsilise elu aspektid on kuu, meie igapäevaelu, meie elustiil, mida me sööme, kuidas me omandame vararaha. See on seotud ka reisimise ja rändamisega. See on siis üks aspekt, see Valensi kirjutat on seotud siis nagu reisimise ja rändamisega. Miks siis nii? Kuu on siis taevas see tüüp, kes üsna kiiresti ringi liigub. Et kui hakkame jälle kuud nägema, siis kuud näeme ja iga päev ta liigub üsna palju taevas. Ehk siin võin natuke välja suumida, et kuu on selline ringi liikuja, et selline väike kuutsükkel teile siia, et üsna palju ta iga päev on muutumas, et siis selline muutlik liikuv tegelane ja siis tihti ka siis teda just seostati siis sellise rändamise või liikumisega. Ehk siin siis selline kuu, natuke visualiseerin teile siis seda kuu liikumist sellises oma sellises 2-nädalases tsüklis, kus ta liigub siis oma sellises kasvamises. Nii, natuke siis seda kuu liikumist ja miks siis seda seostakse just sellise reisimise ja rändamisega. Nii, ema hoolitsuse vastuvõtmine. Miks siis kuu on palju seotud siis just selle emadusega, nii traditsionaalses mõttes ja ta siis sellise vastuvõtmisega ka just sellepärast, et kuu siis oma sellise sügaval tasandil, et ta võtab seda päiksevalgust kogu aeg vastu, et ta on selline salvestaja. Ja see on ka siis, kuidas meie enda eludes siis võtame asju vastu, hoolt, näiteks ema hoolt.
sõna otseses mõttes ema imetab meid, eks see on ka siin nagu vastuvõtmine, mida me teeme inimestena seal oma elu alguses, et ta salvestab, ta on selline salvestaja või ta on nagu mälu. Nii, Vaarents seostab päikese isaga ja kuu emaga. Kui me oleme oma ema üsas need 9 kuud alates viljastamisest kuni sünnini, ei ole mingit eraldatust. Laps ja ema on üks. Ema hoolitseb lapse toitmise eest. Seetõttu sümboliseerib kuud toitmist. Ehk siis see nurturing inglise keeles, toitmine. Kuu sümboliseerib siis seda toitmist. Ehk siis ka üks hea selline viis, kuidas meelde jätta siis seda kuud ja maad ja et see kuu ja maa, need on need 2 kõige lähedasemad taevakeha, no ja kes on kõige lähedasemad inimesed elus, on siis see ema ja laps, eks. Et see on see lähedus. Nendel on see kuu ja päikese, või siis selle kuu ja maa vahel on selline suhe, lähisuhe. Ta on tõepoolest see kõige lähim keha meile, taevas on ju seal üleval ja kes on inimesele kõige lähim inimene ongi ema, eriti kui me sünnime, eriti seal elu alguses, et on see duaalsus, laps ja ema on üks. Me oleme koos, eriti kui me seal ema kõhus oleme. Ehk ema hoolitseb lapse toitmise eest, seetõttu sümboliseerib kuud toitmist. Kuu valitseb rindu, siis Valentsil kuu valitses rindu, see on see toitmine. Rindade üks peamise ülesanded on imetada last, pakkuda toitvat mugavust. Ja siin siis sellise 2000 aastat, pea 200 aastat vana, siis sellise kuulsa teadlase, geograafi, geoloogi, astroloogi kirjeldused siis, et kuidas siis näiteks vanas Kreekas seostati kuud, eks. Kuu on see, kuidas me vastu võtame, mitte ainult emotsionaalsel tasandil, vaid ka füsioloogilisel. Kuidas me asju kogume, meie suhe toiduga, meie suhe keskkonnaga, kuidas me loodusega ühendust loome, ta on kõigi meie inimlike ja füüsiliste kogemuste koguja. Ehk siis ta on selline maatriks. Tihti siis ka kõik selline, kui päike on meie selline teadlik pool, see, kuidas me hästi nagu selgelt näeme, et päike on see taevas selgelt näha, siis see on ka meie selline teadlik pool, meie minapilt, meie ego, siis kuu on just nagu see vastupidine selle, et kuu on meie selline alateadlik pool. Kõik sellised kogemused, mis on meil elu jooksul olnud, eriti lapsepõlvest saadud, mis on kuhugi seal kuskil sügaval, on siuke kood, mis on alateadlik ja me väga hästi ei näe seda, neid mustrid, siis kuu palju näitab just seda poolt, viitab sellele poolele. Kuna kuu on kiireim planeet ja liigub ümber sodiaagi vaid 28 päevaga, kogub ta kokku kõik teiste planeetide mõjud ning jagab need maa inimestele. Huvitav mõte siin. Nii, väike kommentaar siis sellele Vetjus Vaarents, et mina nimetan teda alati oraakliks, umbes nagu filmis Matrix, kus Morpheus ütleb Neole, et me peame minema oraakli juurde, ta hoolitseb alati, tema ümber on kõik need lapsed, kellest ta hoolitseb, see on kuu energia. Ehk siis kuu on selline hoolitseja, tema ümber on lapsed, kõige Matrixid näinud ja mäletab seda oraaklit sealt, siis ta kuu kannab sellist energiat, sellist hoolivat energiat ja lapsed ja selline andmine ja kõik selline. Aga nüüd hüppame siis siia natuke juba meile lähemasse aega, sellise kuulsa väga-väga kuulsa astroloogi juurde nagu William Lilly Inglismaalt. Tema sulest siis ilmus kõige esimene ingliskeelne astroloogiline teos Christian Astrology ja siis tegi seal sünnikaarte siis sellise kuninglikule perele ja siis Inglismaa sellisele kõrgklassile. Natukene siis William Lilly kirjeldusi siis sellest raamatust Christian Astrology, et kuidas tema siis kuud näeb. Olemus, naiselik, öine planeet. Külm, niiske ja flegmaatiline. Nii käitumine kui kuu on siis sünnikaardis väärikas, see tähendab seda, et kui kuu on hästi asetatud sünnikaardis, et siis ta käitub niiviisi ja siin siis ka, kui on kehvasti, halvad kombed, loeme need mõlemad siin ette. Kui ta on väärikas, siis on rahulik, pehme, õrn olend, kõigi ausate teaduste armastaja, uuenduste otsija. Loomulikult kaldub ta oma elukohta vahetama, muutlik. Kuu kogu aeg muutub oma faasides, siin me näeme ära siis neid selle arhetüübi sisse, me nagu hakkame tundma seda arhetüüpi ennast kuuga. Arhetüüpis need kirjeldused siis nagu viitavad selle arhetüübi poole, selle kuu olemuse poole. Täielikult praegusest ajast hoolivat arg pillav. Halvad kombed, hulkur, laisk inimene, kes vihkab tööd, joodik, purjuspäi, vaimuta ja ettevaatamatu. Siin siis tulevad need teemad sisse.
sellised halvad pooled, aga kohe räägime nendest rohkem ka. Nii, Lilli mainib mõistet muutuvus. See on domineeriv kuu teema. Kuu vahetab märki iga 2,5 päeva tagant, ta on väga kiire, väga muutlik planeet. Sõna kuu pärineb tegelikust sõnast kuu, ehk siis kuu nagu month või siis kuu nagu jaanuarikuu, pärineb tegelikult sõnast kuu. 1000 aastaid tagasi vaatasid inimesed taevasse ja nägid kosmilist tegevust. Nad nägid, kui kiiresti ja järsult kuu muutub võrreldes teiste planeetidega. Ehk siis tõepoolest, siin me jälle vaatame seda kuud, et ta tõepoolest liigub kiiresti, eks. Et ta muudab oma seda olemust siin iga natukese aja tagant, et see ongi see kuu ühest täiskuust, teist täiskuus see liikumine, et ta on siis selline muutlik, muutuv, rändav, kõik, mida siin William Lilli siis need näited, mis ta tõi, ehk siis need kuu olemus, loomulikult kaldub oma elukohta vahetama, see on see, et ta liigub seal taevas kiiresti, uuenduste otsija, ta kogu aeg niiviisi taas loob ennast, rahulik pehme, öises taevas on ta selline rahulik pehme valgus, et kui me neid kirjeldusi loeme ja seda kuu nagu olemust tajume, siis me tegelikult nagu saame aru, et kus need kirjeldused, kus need tähendused tulevad. Et need ei ole niiviisi nagu välja mõeldud, vaid et inimesed on siis seal sünnikaartides vaadanud seda kuud, mismoodi ta on erinevatel inimestel sünnikaardis, aspektides ja siis läbi selle siis on ka üsna hästi ära näha, et tõesti need inimese sellised kuust tulenevad need põhiomadused või need kuu põhiomadused ja siis suhtes teiste planeetidega, et neid on niiviisi selgelt näha siis inimeste sellistes põhiiseloomu joontes. Ja siin astrotark.ee lehel siis saate vaadata oma seda sünnikaarti tasuta ja need kirjeldusi siin saate ka vaadata 7 päeva tasuta ja siis peale seda on see väikse kuumakse taga, aga seda ma siis alati julgustan inimesi tegema, et eriti just selgeks saama või uurima, et millistes aspektides on päike planeetidega, millistes aspektides on kuu. Eks läbi selle on võimalik ka siis nagu enda selle põhiolemusega, selle sinu enda sees see põhiduaalsus, mis on päike ja kuu, et kui nendega saad rohkem nagu tuttavaks, siis tekib ka see iseenda äratundmine ja siis isiksuse areng ja nii edasi. Kuu on pehme ja õrn, ta ei ole karm, päike kõrvetav ja põletab, kuu on vastuvõtlik, rahustav. Kuu valguses väljas seistes ei saa päikesepõletust. Kuu on suur ema, suurte tähtedega siin. Olla õrn, olla pehme, olla armastav, olla lahke, olla hoolitsev. Need on kuu omadused. Siis ta on selline suure ema arhetüüp ka see kuu. Väga palju see emadega ja emadusega seotud. Nii, aga siis nüüd jõuamegi sellise kaasaegse mõistmise juurde, ehk siis selle kaasajal tuleb see psühholoogia rohkem mängu, nagu me siis nägime, et kõigepealt vaatasime siis seda vanemat aega, siis Vetjus Valensi ja William Lilli kirjeldusi ja siis nüüd tuleme sellise kaasaegsesse kuu mõistmisesse läbi sellise astroloogilise vaateks. Ja jõuamegi siis sellise meile juba ehk tuttava astroloogi juurde nagu Reinhold Ebertin, tema oli siis üks võib-olla ajaloo kuulsamaid Saksamaalt pärit astrolooga ja eelmisel sajandil siis oli juba süvapsühholoogia ja Freud ja Jung ja siis psühholoogia oli juba sellist võidukäiku tegemas ja nüüd me näeme ka, mismoodi see psühholoogiline vaade on ka siis sisenenud siis sellesse kuu juurde siin nendes kirjeldustes. Nii, kuu põhimõte siis hing ja naiselik. Plusspooled siis emadus, kodusus, ettevaatlikkus, liikuvus, muutlikkus, kohanemisvõime, vormi, tunnetus, mälu. Siis nüüd me näeme, et Ebertin hakkab ka siis ütlema nende eelmiste astroloogide selliseid laialdasemaid või laiemaid kirjeldusi niiviisi kontsentreeritumaks, kokkuvõtlikumaks muutuvad need kirjeldused. Ehk siis kuu on siis palju seotud emadusega, kodu, emadega, koduga, liikumisega, muutlikkusega, selliste teemadega. Ühelt poolt siis negatiivne pool siis või see varjupool, alla surutud emadus, mugavus, armastus, mõjutatavus, hoolimatu suhtumine, meeleolukus. Bioloogiline vastavus on viljakus, kehavedelikud, vereseerum, lümf. Sotsioloogiline vastavus, ema, abikaasa, naine, perekond, rahvas, pärilikud omadused. Ehk siis jällegi, kui nüüd vaadata oma näiteks sünnikaarti, siis need teemad siin, ütleme, et siin kuu on näiteks, minu puhul on kuu siin opositsioonis
Uraani ja Neptuuniga, siin kvadraadis Veenusega. No siis see tähendab, need on sellised nagu tugevad aspektid ja need punased sellised, opositsioon punane, kvadraat ka siin punane joon, see on siis 180 kraadi nende kuu ja selle vahel siin. 90 kraadi Veenuse ja kuu vahel, noh see siis minu puhul tähendab, et pigem kuu toimetab siit varju poolt elu esimesest poolest, tulevad rohkem õppetunde. No siis kuu siin, ma ei tea, trigoonis siin Pluutoga, no see siis tähendab pigem, või sekstiilis Jupiteriga siin, tähendab seda, et siis pigem just nende planeetidega on siis kuu sellises toetavamas suhtes. Et need ongi need suhted, siis siin kirjeldavad siis selliseid noh, nagu millistes seisudes siis näiteks kuul siin on siis teiste planeetidega see suhe, eks. Ja läbi selle tuleb ka siis see nii-öelda kas see pluss või see miinus väljendus. Aga see ei tähenda seda, et on ainult halvad ja head seisud seal, vaid et see on selline dünaamiline suhe, et ta on samal ajal seda miinust, samal ajal on ka plussi, samal ajal on plussi, samal ajal on miinust, et see ei ole niiviisi ühe puuga löödud, vaid et see elu on selline dünaamiline, muutlik, sellises pidevas sellises suhtluses ja arengus ja liikumises, et seda kõike peab niiviisi nagu meeles hoidma. Nii, mis siis Evertin meile veel räägib? Nüüd tuleb see mälu teema siia sisse, et kuu on mälu. Ta on ladustamispaik kõigile meie kogemustele. Ta hoiab neid kindlas kohas, et neid saaks uuesti kasutada. Ehk siis see nagu alateadvus on suur teema kuu puhul. Mälestused võivad olla hiljutised, aga ka pikemaajalised. Mis juhtus elu esimestel aastatel, mida sa võib-olla enam ei mäletagi, aga mis olid sinu isiksuse kujunemisel väga olulised. Samuti võib see olla seotud esivanemate mälestuste või perekonna mälestustega. Kogemused, mis on osa sinu geneetilisest koosseisust. Ehk siis nii-öelda see kuu sisse on siis nagu see sinu selline nagu salvestunud sinu selline nagu mingid sündmused ja asjad, mis sul elus olid, eriti seal, ta on siis seotud sellise varase lapsepõlvega väga palju seotud, et need asjad, mida me ei mäleta, aga need, mis on tegelikult meie see põhiolemus. No nagu ta siin kirjeldab, et võivad olla ka siis selle esivanematega seotud või perekonnaga, kõik see karma teema või siin öelda need mingid mõjutused, mis meil on siis ka kuskilt kaugest ajast, mida me niiviisi nagu teadlikuma, oma sellise teadliku mõistusega me isegi ei taju neid. Aga need mõjutavad meid. Nii, siis selline suur teema kuu puhul, et kuu seostati ka joomise ja meeleolukusega. Ja sõna siis lunatic, inglise keeles siis nagu hull, on tuletud ladina keelest luna. Ja seda siis võivad siis kõik arstid ja psühholoogid ja traumapunkti vastuvõttu inimesed ja politseinikud ja kõik võivad siis seda kinnitada, et kui on täis kuu, siis inimesed hakkavad niiviisi nagu veidramini käituma või ei saa magada või on rohkem siis inimesi haiglates või politseis ja nii edasi. Ehk siis kuidagi see kuu mõjutab inimesi ka siin maa peal. Ehk siis see ladina keeles lunatic, selline kuu tõbine või kuu hull. Kuu on naiseliku energia üldine näitaja, nii naistel kui meestel. Meestel on samuti kuu, me lihtsalt väljendame seda erinevalt, sõltuvalt ühiskonna mallist ja kultuurist. Ehk siis, millega siis arhetüüpne astroloogia tegeleb, on see, et kõikides inimestes on tegelikult see kuu olemas, eks eriti ka meestes ka, eks. Et hästi, mida siis võib-olla ka astroloogia aitab teha, arhetüüpne astroloogia aitab teha, et aitab ka siis meil näha neid põhimustrid elus, näiteks kuud, ja näha seda kuud enda sünnikaardis ja siis olla rohkem teadlik siis elu sellest aspektist, sellest kuu aspektist elus. Ja seeläbi siis olla ka nagu teadlikumas suhtes siis sellest, mismoodi näiteks kuu meie elus üldse väljendub, kõik see hoolitsemine, emadus, kodu, lähisuhted, andmine, vastuvõtmine, pere, kõik sellised asjad. Siin siis mõned Robert Handy mõtted, jällegi siis siin eelmise sajandi lõpust üks väga kuulus astroloog, temal on siis palju väga häid astroloogilisi tekste inglise keeles. Kuu on idee sellest, kus me oleme pärit, allikas, emakas, suur ema. See on meie minevik, lapsepõlv, pärilikkus või perekond, nii praegune kui ka esivanemate oma. See on seotud ka meie ideedega riigist ja kodumaast. Vaatan kunagi tegin Igor Mangiga saate, siis ta ütles ka, et kuu on rahvas. Et ta niiviisi liigub suunaga niiviisi, et ta on nagu see kollektiiv või kogukond, et ta on see pere.
siis ta on see rahvas, siis ta on see riik, siis ta on see terve see maa, et ta kuidagi nagu kaasab või hoiab koos selline kogu nagu kokkuhoidmine. Noh, siin tulebki see suhe on ju see, milline suhe on, et siis see kõige lähim suhe, ema, laps, sealt edasi pere, siis juba, ma ei tea, küla, kogukond, linn, rahvas ja niiviisi üles välja rohkem selline suhete selline maatriks. Kuu mõju on tavaliselt alateadlik. See on kas osa enesestruktuurist, mida pole uuritud, kuigi see mõjutab meie mõtlemist ja taju iga päev, iga minut, või on seotud väga varajaste, isegi sünnieelsete kogemustega, mis seetõttu pole teadvuses. Ehk siis kuu on see nagu see alateadlik, eks. Kuu on seotud alateadlike eeldustega. Me oleme elukohta algusest peale, mida oleme elukohta algusest peale teinud, hoiakutega, mida oleme oma vanematelt õppinud, ilma et seda ise märganud oleksime. Pärilike ja vaimsete mustritega, nagu instinktid ja väga oluliste psühholoogiliste mustritega, mis tulenevad nii positiivsetest kui ka negatiivsetest lapsepõlve kogemustest. Ehk siis kõik see varane lapsepõlv, kõik see meie pere, kõik mida me seal kogesime, kõik sealt, mis see tuli, siis meie see pagas, no siis see on hästi palju selle kuuga seotud ja sünnikaardis ka, nagu ma siin juba olen paar korda juba öelnud, et siis sünnikaardis näiteks, kui sul on, ma ei tea, siin mingid kvadraadid või opositsioonid mingite planeetidega, ma ei tea, olgu siis seal Saturn või Marss või mida iganes, siis see tihti näitab ka väga-väga täpselt, et milline näiteks sul varas lapsepõlves need asjad nagu olid, eks. Et väga huvitav on neid asju niiviisi järgi vaadata. Ära tunda siis neid, et kuskil hämmastaval kombel see, kuidas me sündisime ja see meie sünnihetk, siin see sünnikaart ja siis see, kuidas meie elu peale seda nagu rulluma hakkas. Ehk siis, et see meie sünnihetk on ka kuidagi nagu väga märgiline ja tähenduslik sellele, mismoodi meie see edasine elu siis niiviisi nagu hingab ja hakkas nagu looma ennast, eks. Enamikus astroloogilises kirjanduses peetakse kuud emotsioonide peamiseks näitajaks. No nüüd tulevad need emotsioonid sisse, mida siis mäletab nende vanade astroloogide puhul ei olnud, aga noh, need emotsioonid on üldse selline uus teema, et see on selline 20. sajandi teema. 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses sai kuu seostamine emotsioonidega lääne astroloogiast kaasaegse astroloogia peamiseks fookuspunktiks. Ehk siis nüüd see kuu seostamine siis just selle sisemusega, alateadus, tihti räägin klientidele, et kui päike on suunaga kõik nagu välja poole, see on meie see ego, meie tee, mida me kõnnime, meie nägemus, meie visioon, kõik see pool, siis kuu on just nagu see suunaga sisse poole. Ta salvestab seda päikse valgust, ta on siis meie sisemusega seotud alateadvus, emotsioonid, tunded. Ja siis emotsioonide teema tuligi siin just eelmisel sajandil rohkem mängu ja nüüd tänapäeval siis kõik astroloogid ütlevad, et kuu on emotsioonid. Harjumused ja unenäod, Freud ja Jung, ehk siis süvapsühholoogia ja siis sellise kuu ja päikese selline huvitav suhe, see on huvitav sünkroonsus siin, et Jungi ja Freudi vahel siis, et süvapsühholoogia on nii inimese emotsioonide kui ka sisemise seisundi analüüs. Freud ja Jung olid huvitatud inimese unenägudest, mida inimese unenäo seisund ütleb tema psühholoogia kohta, ehk siis Freud ja Jung, kuulsad unenäo uurijad. Ja Freudi päike oli 16 kraadi sõnnis ja Jungi kuu oli 15 kraadi sõnnis. Mis siis tähendab? Jungi, see on selline synastria teema sünnikaartides, ehk siis Jungi päike või Jungi kuu ja Freudi päike olid siis taevas nagu samal kohal. Neil oli klassikaline päike kuu synastria. See on ka siis see päike ja kuu samast kohast taevas tihti näitab siis sellised väga head sellist suhet inimeste vahel, et nendes on selline tasakaal, et nad toovad üksteises välja siis selliseid pooli ja nad tasakaalustavad üksteist, et mõlemad siis tunnevad siis näiteks selle teise inimesega koos olles niivis, et nad on nagu nähtud ja nad on nagu mõistetud ja nende inimeste vahel on selline klassikaline selline tasakaal või synastria nagu päikese ja kuu enda vahel on. Mõlemad tegid murrangulisi tähelepanekuid unenägude sümboolika ja tähenduste kohta. Kuu esindab meie harjumusi, need on instinktiivsed asjad, mida me isegi ei märka, et teeme. No siis see jällegi kuu on meie need harjumused, eks, need asjad, mida me ei märka, et me teeme. Mõnikord võime öelda, Jumal, ma tõesti teen seda, ma ei märka, et ma seda tegelikult teen. No, et vahest me saame aru mingist harjumusest, et me isegi ei pane tähele seda. See on kuu, mis toimib just sellel alateadvuse tasandil. Nii, unenäod on oraakli hääl, Freud ja Jung suutsid mõista seda selle sümboolset keelt ja seda, mida unenägu püüdis edasi anda.
Jah, see lunaatiku näide meil siin oli. Siis see vana side, see sõna lunaatik on tulnud ladinkeelsest sõnast luna, see on vana side kuu ja psüühika vahel, et kuidagi ka siis see kuu mõjutab siis meie seda psüühikat, eks. Nii, hakkamegi siis siia lõppu jõudma arhetüüpse astroloogia juurde või see arhetüüpne kuu või kuu arhetüüp. Richard Tarnas 2006 siis ilmunud Kosmose psüühe raamat, mida siis praegu tõlgitakse ka eesti keelde Postimehe fondi poolt. See on siis selle arhetüüpse astroloogia see esikteos ja Tarnasel on siis suurepäraselt see kuu kirjeldatud sellises kokkuvõtlikus võtmes ja siis ma loen need siin ette. Et samad kirjeldused on siis Tarnasega, on mul selline hea läbisaamine ja tema siis sellisel toel on ka see Astrotark ehitatud. Ja siis see planetaarsed arhetüübid käsiraamat on ka siin õppematerjalides olemas, et siit saate vaadata siis näiteks kuu kirjeldusi niiviisi pikemalt veel, kõikide teiste planeetide kirjeldusi, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn. Siin on siis muidugi kõik need kombinatsioonid, kõik 55 kombinatsiooni, mis võivad näiteks inimeste sünnikaartides välja tulla. Julgustan siis teid seda astrotark.ee ka katsetama ja avastama. Nii, aga loeme siis Tarnase kuu kirjeldused ette. Emotsionaalselt ja instinktiivselt reageeriv isiksus. Psühhosomaatiline alus. Siis meie selline nagu emotsioonide tunnete selline vundament. Varajane ema-lapse suhe. Välja kujunenud psühholoogiline iseloom. Eneseosad, mis on teadliku ego jaoks varjatud. Meeleolud ja tunded, muutlikud ja kõikuvad iseloomult. Siin on jälle see kuuse oma muutlikkuseks ja kõik see tunnete ja see tasand. Väga palju siis ka naistega seotudeks. Nii, kuid samas ka sügavalle kujunenud püsivad emotsionaalsed mustrid, kõik suhted, emalik, vanemik, perekondlik, kodune elu, kodu, kogukond, kuuluvustunne või selle puudumine, mis on juurdunud varajases lapsepõlves kogetu kaudu. Suurepärast võtab kokku siis selle tänase kuu video, kuu loengu, sellise lühikese kuu tutvustuse. Mina pildi psühhomaatiline alus, ema, üsa ja elu alus, keha ja hing, mis tunneb, tajub ja aimab, tung endast kanda ja esile tuua. Vastuvõtmine ja peegeldamine, suhtlemine ja reageerimine, vajadus ja hoolitsus, sõltuvus ja vastastikune sõltuvus, alateadvus ja hajusalt teadvustatu. Jungi anima, Hiina yin, kuu naiselikkus ja kuu mehelikkus, suur ema jumalanna, toetavad naissoost ja meessoost jumalused, lapse arhetüüp, suhete ja suguvuse maatriks, luuna ja kõik kuised jumalused. Siis kuni kokkuvõtlikult see kuu siin. Me kõik sõltume millestki, seda on väga oluline mõista. Miski ei ole täiesti sõltumatu, ehk siis see kuu ja see suhete teema ja see sõltuvus, et me sõltume üksteisest, me sõltume oma emast, me sõltume oma isast, oma perest, oma õdedest vendudest, me sõltume oma kogukonnast, me sõltume oma riigist, Eesti Vabariigist, me sõltume Euroopa Liidust, me sõltume, ma ei tea, NATO-st, niiviisi see kõik on omavahel selline põimitud selline suhete maatriks. Kõik sõltub millestki, et koos eksisteerida ja seda toob meile kuu. Seepärast on see seotud perekonnaga, koduga, rahvusega, riigiga. See kõik tuleneb tunnetusest, et oleme osa millestki suuremast. Ehk siis kuu, mina julgen öelda ja kinda peale, et ta on üks sellised kõige olulisemaid tegelasi siin meile siin maa peal, eks. Ta liigutab neid ookeanisi ja meresid. Ja kõik need kirjeldused, mida me oleme siin täna ette lugenud erinevate astroloogide sulesteks, enda sünnikaardis avastades, me saame kuuga seda suhet sügavamaks viia, luua. Kuidas iidsed kultuurid on teda näinud sellise jumalannana. Nüüd ma arvan, see on ka väga märgiline, et inimesed on taas siis sinna kuu juurde minemas, liikumas, kõik need fotod siis sealt koha pealt, eks. Ja nüüd kui inimesed plaanivad sinna baasi teha ja veel rohkem siis selle planeediga suhet luua, me saame seda suhet luua siis füüsiliselt sinna kohale minnes, teda uurides, me saame seda suhet luua siis temaga suhtes olles läbi sellise astroloogilise vaate, et neid viise, kuidas siis seda kuu teadvust rohkem tuua siis meie indiviidi ellu, meie enda ellu.
et seda on võimalik teha ja siis me ka muidugi kollektiivselt teaduslikult ka selle kuuga suhtleme. No siin on juba siis need võtmesõnad, et mida me siin juba ette lugesime ka, et kõik suhted, emalik, vanemlik, kodune elu, kõik selline tung kanda, esile tuua, need juba siin korduvad siin paar slaidi tagasi olid ka vastuvõtmine, peegeldamine, suhtlemine, reageerimine, vajaduse hoolitsus, sõltuvus ja vastastikune sõltuvus. No need siin juba korraks olid ka. Nii, saite siis täna rääkisin teile, sulle natuke rohkem kuust. Kuu on siis suhe. Kuu on meie esimene suhe emaga, kehaga, maailmaga. Ta on mälu, mis hoiab kõike, mida oleme kogenud. Ta on see õrn, pehme valgus, mis ei põleta, vaid peegeldab. Kuu on koht, kus me oleme pärit ja see, kuidas me kõike vastu võtame. Aitäh, et jälgisid tänast videot, et jälgid astutark.ee kanalit. Siin on siis allikad ja astutark.ee lehelt siis saad enda kuu kohta rohkem uurida. Saad ka vaadata näiteks oma lähikondlaste, ema, isa, elukaaslase, laste, heade sõprade sünnikaarte. Näiteks vaatad, millistes aspektides on näiteks sinu laste kuud või vanemate kuud. Tihti ema liini pidi siis ka need planetaarsed asjad seal mustrid korduvad. Et see on selline huvitav osa. Ja mul on suur hea meel, et oled minu kanali jälgija. Kui ei ole veel vajutanud subscribe'i nuppu või telli nuppu, siis palun tee seda ja näeme juba järgmises videos. Tšau!